Sopranodega, mis ma tahtsin enne öelda, et kui ma lapsepõlves mulle jubedalt meeldisid igasugused Van Damme mingid ja Stallone'i mingid action filmid on ju. Ja siis ma kuulsin, et Sopranod on maffiasari on ju. Ja ETV pealt seda näidati kuskil hilise õhtul ja vaatasin seda väikse poisina, aga väga seal ei tulistatud, väga ei kakeldud, on ju, ja mulle tundus see täiesti mõttetu igav, on ju. Et nüüd täiskasvanuna ma vaatasin uuesti üle ja tõesti jube asi, on ju. Aga ma mäletan jah seda, et võib-olla ka nagu vastupidine efekt, et sa väiksemana või mäletad, et miski ei olnud nii hea, vaatad üle, vaatad, ahaa, et siin on nagu hoopis midagi muud. Mul on Sopranodega täpselt sama asi. Et ma ei saanud aru mingil ajal, mõtlesin, kurat, et mis maffia seriaal, vennad räägivad, aga jaa, see dialoog on hea ja need tüübid on lahe ja mu meelest saab rääkida ka seda, et ikkagi lõppkokkuvõttes võiks öelda tunnustuseks Gandolfinile ja siis sellele väiksele poisile, kes mängis seda Anthony Juniorit. Et nende vahel, nende kahe, siis üks täiskasvanud mees näitaja ja üks väike poiss, see, kuidas nemad mängivad isa ja poega. Vot see niisugune isa-poja vaheline see mäng, see eriti peen niisugune, kuskil on see niisugune vibratsioon ja kuskil on niisugune allaandmine ja kuskil on see niisugune testimine. Kurat, see on nii peen, et ma ütlen sulle ausalt, et kui ma Sopranosid vaatan, siis neid episoode, kus on see isa ja poja episoodid, siis ma pean seda näitleja meisterlikkuse selle seriaali absoluutseks tipuks. Et kurat võtaks, kui hea see on selle väikese poisi silmavaade, kuidas ta seda John Gandolfinit vaatab, siis nii oma isa, seda Anthony Sopranot, eks ju. Et see on nii võrratu, ma ei tea, kas see on režissööri teene või on see lihtsalt jumalik anne, mis nende kahe näitleja vahel nagu seal tekib. Ja see on äge ja see ongi ükskõik, kas sa näed seda teatris või kinos ja see valmistab sulle selle tunde, mida sa saad nimetada õnnetundeks, ehk et see on rahu, et midagi tehakse väga hästi. Et see on nagu lihunik, kes kasutab head teravat nuga. Et see on selline nagu päris asi, et me ei mängi toiduga, et me ei lähe nagu räpakalt mingite asjade kallale. Ja see on äge, et ma olen teatri- ja filmikunsti ja üldle näitlejate ja inimeste, kes suudavad esineda või kes suudavad väga heade näitlejate suhtes, mul on tohutu respekt, et ma austan õpetajaid, arste ja näitlejaid. Need on minu jaoks 3 kategooriat, sest nad on need, kes suudavad mulle õnnetunnet ja rahu luua. Ja see on see, et ma näen, et nad teevad oma asja kas hästi või sitasti. Ja kui ma näen, et mingid asja tehakse hästi, siis ma ütlen, ma olen õnnelik. Et kui ma näen, et arstid teevad midagi väga hästi või õpetajad teevad midagi väga hästi või näitlejad teevad midagi väga hästi, siis kõik muud võiksid nendest asjadest juhinduda ja siis oleks maailm nagu väga hästi paigas mu meelest. Jällegi minu isiklik arvamus. Mingisuguses Gandolfini intervjuus ma vaatasin, et intervjueerija küsis ta käest, et kuidas sa suudad nii hästi mängida neid või enda seda lühikest sütikut nii-öelda seda viha väljendada nii hästi seal on ju. Ja siis Gandolfini tõdes, et eks see ikka peab minus olemas olema, et muidu ma seda mängida ei suudaks, et nagu päris sihukest asja näidelda ei saa on ju. Eesti Esu